raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast vaatama ja kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Oleme stuudios Mart Helme, mina olen Martin Helme. Meid saab raadioeetris kuulata Ringis ja Ruut FMis Lõuna-Eestis. Esmaspäeva õhtuti on ka Kuressaare pereraadios saatekordus. Ja muidugi saab meid vaadata YouTube'ist, Facebooki eraldi kanalilt Räägime asjast, Spotify'st ja meie enda Facebooki leheküljelt ja minu X-i leheküljelt. Ja ma teen kohe reklaami ka, näete, selline toreda asja on. EKRE e-pood, kui te lähete ekre.ee, siis seal on suur nupp e-pood, 8 €. Minu omale on isegi peale kirjutatud nimi Martin, et mulle meelest ära ei läheks, kuidas mind kutsutakse. Ostke, toetage erakonda. Millest me täna räägime? Me räägime täna kõigepealt politseiriigist ja sellisest nii-öelda totalitarismi ihalusest, mis meie nii-öelda liberaalidel on. Meil on mitu erinevat eelnõud, mitu erinevat algatust Riigikogus selle jaoks. Ja kõik on halvad. Siis meie teine jututeema on see, kuidas nüüd mida lähemale valimistele, seda rohkem kopeerivad teised erakonnad meie erinevaid ideid ja meie erinevaid poliitilisi ettepanekuid. Loomulikult kahel põhjusel. Esimene põhjus on see, et neil endal ühtegi head ideed ei ole. Teiseks ehk õnnestub sellega võib-olla ka mõni valija meilt endale meelitada. Konkreetselt siin nüüd möödunud nädalal või lõppeval nädalal Reformierakond, kujutage ette, mitte Keskerakond, mitte Isamaa, vaid Reformierakond, siis kopeeris meilt idee, et tuleks teha tulumaksusoodustus laste pealt, kui kasvatatakse kodus lapsi. Aga palju lahjema tegid. Aga ma tuletan meelde, et nad ise võtsid tulumaksusoodustuse ära. Ehk siis, kui nad võimule said, siis nad võtsid ju abikaasa tulumaksu ühisdeklaratsiooni ära, kus oli siis sisuliselt laste pealt tehtav tulumaksusoodustus. Selle nad võtsid ära. Nüüd nad pakuvad mingid meilt ära varastatud ideede asemele. Ja meie kolmas teema on see, mis meil eelmine kord pooleli jäi, ja teema on lihtsalt nii lai, suur ja sügav, et seda tulebki mitmel nurga alt ja mitut moodi kajastada. See on ikkagi geopoliitika seoses Iraani sõjaga. See suur mäng, mis maailmas toimub. Et meil muidugi uudiste voos räägitakse sellest, mis laev läks põlema või mis mingisugune muu sündmuskeskus pihta sai, aga mida see kõik kokku tähendab ja kuhu me välja jõuame, sellest räägitakse vähem. Et me Eesti kõige parem geopoliitika ekspert istub stuudios. Ja ma võin olla küll väga hea ekspert, aga kõik minu ekspertiisid püütakse pöörata ja alati kuidagi skandaaliks. Ma andsin Äripäeva raadiole intervjuu. See oli su esimene viga. Iraani sõjaga seoses. Ma mõtlesin, et nad on ikkagi ausad inimesed, aga tuleb välja, et ei ole. Et kui ikkagi peavoolu ajakirjanik sinu poole pöördub, siis võid kindel olla, et ta tuleb salajase või avaliku tagamõttega sulle kahju teha. Ja nii ka selle intervjuuga. Esiteks muidugi püüti mulle kogu aeg sokutada seda, nagu meil oleks mingisugune tohutu tüli Varro Vooglaiuga sel teemal, et Varro Vooglaid ei jaga meie vaateid Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide ja ka Iraani sõja. Või Palestiina või seal kogu see välispoliitika. Ei jaga, me aktsepteerime seda, me ei vaidle temaga sellega. Ka tema muide ei vaidle, ta teeb oma postitusi ja lasku käia. Meil ei ole sel teemal tegelikult mingit tüli. Aga seda püüti siis kogu aeg minult välja kangutada, et meil on mingisugune suur tüli. Teiseks püüti ikkagi kogu aeg välja meelitada seda, et me ikkagi oleme kuidagi Putini-meelsed. Et me ikkagi oleme Putini-meelsed, et kuna meie toetame Trumpi püüdlusi kukutada mullade kõrilõikaja valitsus, siis see tuleb kasuks Putinile ja kuna meie seda Trumpi toetame, siis järelikult me oleme Putini käsilased. Seda püüti mulle kogu aeg sokutada. Täiesti äraspidine mõtteviis. Aga ma jääks selle juurde, et me räägime sellest saate lõpus, sellepärast, et see ongi suur punda. Mida ma tahan öelda? Välja võeti kogu sellest intervjuust üks lõik, mis lükati siis ka muudesse meediakanalitesse, kus ma räägin sellest, kuidas Iraan võib laguneda. Ja see pandi umbes niimoodi kategooriliselt, et lagunebki ja seal niimoodi, et mina toetan lagundamist ja mida kõike. Mina ei toeta midagi. Minust ei sõltu midagi. Ma võin teha analüüsi, aga minu analüüsidest maailma poliitikast praktiliselt mitte midagi ei sõltu. Eesti ajupestud avalikkus ja ajupesijatest ajakirjanikud, nii-öelda ajakirjanikud, on aastaid tekitanud sellist hoiakut, et millegi kirjeldamine, nii nagu sa seda näed,
või nii nagu ta objektiivselt on, kuidagi automaatselt tähendab ka selle kirjeldatud nähtuse siis pooldamist või selle kirjeldatud nähtuse vastu olemist, eks ole. Et oleneb siis, mida sa kirjeldad, et on ette nähtud asjad, mida sa igal juhul pead pooldama ja on ette nähtud asjad, mida sa igal juhul pead olema selle vastu. Ja ainuüksi see, et sa midagi kirjeldad objektiivselt, siis juba teeb sind halvaks inimeseks või heaks inimeseks. See on primitiivne ja hüsteeriline ühiskondlik õhkkond, mis on loodud ja sellises õhkkonnas sellist adekvaatset arusaamist maailmast ongi väga raske kirjeldada või ka omada. Aga see ongi nüüd osa sellest, mida me kohe rääkima hakkame. Totalitarismi kehtestamine. See on totalitarismi kehtestamine. Ehk inimene, kes ilmselgelt ei ole peavoolu sellise ideoloogia konksu otsas, ei jaga, ei korruta seda, ei vannu sellele kogu aeg truudust. See inimene tuleb peavoolu meedia abiga kuidagi häbimärgistada ja talle kahju teha. Ja see on totalitarism. Ja mida me nii-öelda ennast liberaalideks nimetavad jõud, sotsid, Eesti 200, Reformierakond, loomulikult tegelikult ka parempoolsed on absoluutselt ilmeksimatult nii-öelda süsteemipartei, uus värske jõud taaskasutatud nimedega, kõige ehedam süvariigi partei. Kuule, kui selle partei üheks juhtpoliitikuks on endine välisluure juht, kas me peame tõesti olema täiesti idioodid, telliskiviga vastu pead saanud, et me ei saa aru, et see ongi süvariik. Endine peaprokurör on esimees, eks ole, või esinaine. Et sealt midagi head ei tule. See on veel hullem partei, kui oli Eesti 200. Veel hullem partei kui Reformierakond. Ja muidugi absoluutselt. Aga hakkame järjeparu minema. 4 päeval oli Riigikogu suures saalis eelnõu, mida tutvustas meile loomulikult Andres Sutt. Kui kuskil on olemas sisalik inimese kujuga, siis see on Andres Sutt, eks ole. See kuri, mida ta inimestele teeb sellise leebe, üleoleva naeratusega on lihtsalt kirjeldamatu ja mõõtmatu. Tema toon meile siis eelnõu või esitles eelnõu, mis annab Keskkonnaametile ja keskkonnaametnikele tohutus ulatuses juurde võimu ja mitte lihtsalt võimu, näiteks võimalust konfiskeerida koha peal inimestelt asju ja kohe jõuame detailideni, võimalus viia läbi otsimisi, võimalus kasutada külm või tulirelva enda või kolmandate isikute huvides ehk siis suvaline kõrvalseisja või ütleme nii-öelda avalikus huvides. Suvaline pealekaebaja. See on tegelikult, ütleme, see on võim, mis on suurem võim kohati kui politseil. Ega politsei ei või igal pool kogu aeg näiteks asju võrrandada või läbiotsimisi teha või kinnipidamisi. Neil on õigus nüüd ka, kui see seaduseelnõu vastu võetakse, tungida eravaldusesse. Just täpselt, et ma ütlen, korrakaitseseadus on kohati rangem kui see, mille Sutt tahab teha nüüd Rainer Vakra juhitud Gestapole nimega Keskkonnaamet. Ja sinna juurde käib selline üdini valelik ja võlts jutt. Ei see on salaküttide vastu, salapüüdjate vastu, et kuidas sa muidu hambuni relvas, pumppüssiga jahimees, eks ole, metsa vahel, et sul on vaja, et inspektor on relvastatud. See kõik on vale, sellepärast, et muu hulgas näiteks antakse õigus energeetika valdkonnas, kujutage ette, energeetika valdkonnas siis kõiki neid asju teha. Ma ei tea, mis see siis tähendab, et kui keegi, ma isegi ausalt, ega me korduvalt küsisime Sutilt ja me vastust ei saanud, et miks energeetika valdkonnas, aga ka näiteks jäätme valdkonnas. Ja ma küsisin Sutilt küsimuse, et mida see siis nüüd tähendab, et kui ma maal viskan kevadel lõkkesse oma vanad riided ja katkised kummikud ja keegi koputab või nad ise tahavad tulla ja minu elu põrguks teha, et siis lendavad hambuni relvis ametnikud, sest need on tegelikult bürokraadid, kellele antakse relvad ja need elektrimasinad ja teleskoopnuiad. Need on bürokraadid, kellele antakse relvad ja teleskoopnuiad. Et need lendavad mulle õue peale, inspektor kukekesed võivad mul maja läbi puistata, et mul rohkem kummikuid ei oleks. Võivad mult kõik asjad ära võtta, kõik kummikud, mis mul veel alles on, võivad ära võtta, eks ole. Ja ära viia ja teevad, mis tahavad. Põhimõtteliselt teevad, mis tahavad. Ja mis oli tema vastus? Ei õige hõlma ei hakka keegi. Kui sa ei tee pahandust, siis ei ole midagi karta.
häda on selles, et tänasel päeval on nii palju seaduseid, mis teevad sind kurjategijaks ilma, et sa teaksid. Ja teevad sind kurjategijaks asjade eest, mis ei ole tegelikult kuritegu. Kummikute viskamine lõkkesse võib mõne inimese arvates olla halb asi, aga nii on eluaeg elatud ja sellepärast ei pea sulle põhimõtteliselt ennast keskkonnaametnikeks nimetatav SWAT-tiim peale lendama. Et see on lihtsalt üks kohutav seadus. No selle, mitte ainult selle seadusega, aga me näeme siin ka plaanitatavat nii-öelda vihakõne seadust ja plaanitatavat nõusoleku seadust ja siin on veel kogu see kaamerate ja droonidega kontrollimise teema. See on nagu tõesti teleskoopnui, mis neile antakse, et tõmbada ka lülisid välja ja iga lüliga saab ikka valusamalt ja valusamalt virutada. Et see on suhtumine kodanikku, suhtumine rahvasse kui riigi suhtes äärmiselt ohtlikku elementi, keda peab saama terroriseerida, keda peab saama kogu aeg kontrolli all hoida ja keda peab saama sisuliselt ka tegeliku süütegu omamata süüdi mõista. Et see on niivõrd jube, et ma ütleks, et see ligineb juba täiesti stalinismile. No protsess on karistus, seda tuleb alati üle korrata. Protsess on karistus. Et piisab sellest, et nad hakkavad sind menetlema ja menetlevad vaeseks, menetlevad sind töötuks, menetlevad sind ühiskondlikuks paariaks, menetlevad niimoodi, et menetluse käigus leiavad mingi muu asja, millega jätkata teist menetlust. Et see on see, kuhu me oleme välja jõudnud, see on absoluutne kafkalikkus. Et tuletan meelde ka seda, et kui keegi arvab, et ega kui mina midagi valesti ei ole teinud, siis minuga ei juhtu midagi, siis see on absoluutselt ekslik, täiesti ekslik. Just äsja oli Eestis kohtuotsus, mis ütles, et sellisel kujul, me oleme siin samas saates rääkinud, et need rahapesu andmebüroo, julgeolekuasutused, maksuamet, kes kõik teevad automaatpäringuid pankadesse ja saavad automaatselt iga kodaniku kogu panga väljavõtte endale kätte. Ja kohus otsustas äsja Eestis, et selline automaatpäring ja automaatne andmete andmine ei ole kooskõlas põhiseadusega. Et see on põhiseaduslikus nii-öelda isiklike andmete kaitse riive. Ja mida selle peale ütles meile siis need ametnikud ja pangad. Pangad ütlesid, et meie küll praegu midagi ei muuda. Et tuli kohtuotsus, mis ütles, et ei tohi nii teha. Ei huvita, jätkame. Et see ettekujutus, et äkki, kui siis isegi kui ma ei ole süüdi ja isegi kui ma kulutan ära 150,000 eurot, et ennast kaitsta selles menetluses, kogu kohtumenetluses ja isegi kui ma lõpuks kohtus võidan, siis mitte midagi ei juhtu. Aga ma tuleks veel selle teise teema juurde, mis siin ka on üleval olnud ja mis on siin meedias ka teatud kajastust leidnud ja mille suhtes on ka mitmed juristid, teiste hulgas Kari Ginter, väga negatiivset arvamust avaldanud. See on siis see, mida suruvad inspektor Kukekesed, nimelt droonide kasutamine liiklusjärelevalves. No ärge tulge rääkima sellist juttu, et see droonid on ainult liiklusjärelevalves. Ei ole. Me oleme juba totaalse jälgimise all. Inimesed ei saa aru. Me eile olime Saaremaal rahvaga kohtumisel ja see teema tõusis seal ka üles. Ja ma võtsin oma mobiiltelefoni taskust välja, ma võin seda praegu teha, ma näitan teile kõigile, et mul on mobiiltelefon, ma ei ole kiviaegne inimene, et ma ei ole EKRE poetagune, kes ei tea mitte midagi arvutitest ja telefonidest ja digimaailmast, näed, isegi tean. Isegi, te võite ju kahtlustada, et mul ainult moe pärast on see telefon, et tegelikult on see tühi kest siin sees. Aga tegelikult on niimoodi, et nagu ma ütlesin seal kohtumisel rahvaga ja kõrvale põikena, see oli meil nüüd 3. kohtumine rahvaga ja nüüd hakkab juba ikkagi näha olema, et rahvas on tegelikult ärritunud, rahvas on mures, rahvas on oma vaesusesse paiskamise tõttu ka tige ja meil on 3 kohtumist, kus meil on saalid rahvast täis. Samal ajal meie Lähis-Ida seiklejast kaitseminister, kaamelikasvataja, ega ta vist teistmoodi ei saanud kui kaameliga ühest riigist teise, mul on kahtlen tunne, oli kohtumisel Rakveres ja seal oli tal 10 inimest.
Pooled olid korraldajad ehk parteikaaslased korraldajad. Meil on olnud 100 inimesed. Aga telefonist rääkides, ma pistan nüüd taskusse tagasi, see on ju KGB unistus. Kas te kujutate ette, kui nõukogude ajal oleks kõikidel inimestel olnud taskus mobiiltelefon, mis annab kogu aeg võimaluse positsioneerida, kus te olete, kõiki teie tegevusi pealt kuulata, kus teil on kodus laptop, panete laua peale, ei kleebi kinni seda kaamera silma, mis seal on. See tähendab seda, et teid võib seal ruumis, kus teil laptop on, läbi selle laptopi pidevalt jälgida. Teil on auto, autos on GPS, ükskõik kuhu te sõidate, nii kui te kuskile liigute, seda on võimalik kindlaks teha, kus te parasjagu viibite. Ja on võimalik deduktiivset meetodit kasutada ja välja selgitada, kuhu te suundute. Et lähete Pärnu maanteed mööda, sõidate välja, tõenäoliselt, kuna teil on Pärnuga sidemeid, sõidate Pärnusse. Lähete kuskile Paldiski maanteed mööda, lähete Keilasse, kuna teil seal võib-olla elab mõni sugulane. Et me oleme niivõrd juba kontrolli all, rääkimata nendest kiiruskaameratest, rääkimata kaupluste kaameratest, tanklate kaameratest, tänavakaameratest, et meil sisuliselt privaatsust enam ei ole. Ja nüüd tahetakse seda viimast privaatsust veel ära võtta liiklusjärelevalve nime all. Kõik need argumendid taanduvad sellele, et aga turvalisus. Aga meil on vaja turvalisust, meil on julgeoleku pärast, vaja ei ole. Me oleme siiamaani elanud täiesti ilusti saanud hakkama, ei ole olnud, kas meil on Eestis mingisugune tohutu kuritegevus, selline, mis on üle pea kasvanud. Jah, meil on kuritegevus, see kasvas eelkõige selle tõttu, et meil tuli juurde tohutu hulk slaavlasi, eelkõige siis ida-ukrainlasi, kes räägivad vene keelt, aga me rõõmsalt venestame Eestit Ukraina lipu lehvitamisega ja oleme, valitsus vähemalt peab kõiki Kremli käsilasteks, kes ei ole nõus selle venestamisega. Aga meil on kuritegevus kasv, varguste kasv ja kõik tänavakuritegevuse kasv ja nii edasi. Aga see on lahendatav teistmoodi. Ärme tee immigratsiooni, ärme tee massiimmigratsiooni. Me näeme Lääne-Euroopast. Kui sul on moslemid, massiimmigratsioon moslemi riikidest, siis sul on terrorism. Ära tee siis immigratsiooni moslemi riikidest ja sul ei ole vaja tegeleda kõikide oma kodanike pideva jälgimisega, et ära hoida terrorismi. Ja meil samamoodi, et Eesti ühiskond on suhteliselt rahulik, suhteliselt seadusekuulekas ja kõik need olemasolevad vahendid, mis meil on tegelikult täiesti ilusti töötanud siiamaani. See on lihtsalt absoluutse kontrolli saavutamise jaoks ja siin on üks asi veel, millest inimesed üldse aru ei saa. Eks meid ju süüdistatakse pidevalt, et me oleme siin paanikaõhutajad olnud ja et me oleme siin paranoikud, et kes meid ikka jälgib ja nii. Aga tänasel päeval on niimoodi. See sama telefon, mis kõigil taskus on. Selle sama telefoni mikrofon lülitab ennast sisse siis, kui kaugjuhtimisel tahetakse lülitada. Võib-olla on lülitatud sisse, kui teil seadistustes, Google'i seadistustes ei ole keelatud seda, siis ta töötab nii-öelda tehase seadistusena nagunii kogu aeg reklaami kogumise eesmärgil. Et kui paljud inimesed üldse teadsid seda, et kui sul seadistustes ei ole keelatud, siis su mikrofon töötab telefoni jaoks kogu aeg, Google'i jaoks kogu aeg. Ja mida ta teeb? AI kogub kõik kokku, mida ta kuuleb. Ja tänapäeval, kui te olete AI-ga töötanud, siis te teate, et näiteks paned koosoleku alguses, paned diktofoni või paned salvestama ja annad talle korralduse, koosolek kestab 3 tundi, vahepeal räägitakse mõni anekdoot, vahepeal niisama jauratakse, vahepeal räägitakse asjast ka. Ja siis annad talle koosoleku lõpul, tee sellest helifailist mulle memo, kus on kõik olulised asjad välja toodud, kuupäevad, otsused, rahalised numbrid, kõik. Ja ta teeb sulle pooleleheküljelise memo. Teed talle ülesande, otsi välja erinevad poliitilised seisukohad, ta teeb sulle selle. Otsingu sõnade järgi ta teeb selle. Tähendab, AI on võimeline sind 24 tundi ööpäevas pealt kuulama ja sellest tegema siis süvariigi sinu peale pandud inspektorile lühikese kokkuvõtte iga järgmiseks hommikuks. Selles mõttes see ei ole nagu mingisugune paranoia. Nii ta töötabki juba. Ja ta läheb järjest hullemaks. Ja nüüd on lihtsalt küsimus selles, et kas me lubame riigil hakata meid kõiki kogu aeg karistama, sest see ettekujutus, et sul 24-tunnise 24/7 sina elad, kõik on järgitav ja sa mitte kunagi ei tee midagi, mille eest sind karistada ei saa. Selleks ajaks, kui need inimesed, kes nii naiivselt mõtlevad asjast aru saavad, oleme me ammu elame juba absoluutses totalitarismis.
Ma täitsa tagasipõike teen sellesse kuritegevuse ja varguste kasvu. 2 põhjust. Üks on see, et meile lastakse riiki, on lastud 100 ja rohkem 1000 inimest endise Nõukogude Liidu territooriumilt, valdavalt Ukrainast. Ukraina on üdini korrumpeerunud ühiskond. Üdini korrumpeerunud on algusest peale. Ma ei oska öelda, kuidas ta Nõukogude perioodil algus oli Bütsantsi ajal, mis oli ka korrumpeerunud. Ka võib-olla, ja see traditsioon on seal sõna otseses mõttes ühiskondlik ja riiklik. Kõik võtavad pistist, kõik varastavad. Ja nüüd on see tulnud siis nendega koos siia. Aga teine põhjus on ju konkreetselt see, et valitsus on inimesed vaeseks teinud. Me mäletame, kui siin on olnud varem ka varastamise laineid, 2008 ja kui need igasugused masud ja muud, siis ka vargused kasvasid. Yeah. Sellepärast, et inimesed, kes on puuduses, mul on tööriista vaja, ma tean, et naabrimehel on seal, ma lähen vaikselt, kangutan tal kuuri seinast laua lahti, poen sealt tagaseinast, litsun ennast laiaks ja lähen sisse ja tulen tööriistaga välja. Ja ma ei pea kulutama seda 200 või 300 eurot, mida mul ei ole, et endale seda tööriista saada. Ja nii see käib. Varastatakse sealt samast omade tagant, sellepärast et puudus sisuliselt tõukab varastama. Aga teine, need on 2 põimuvat asja. Kolmas on veel, tegelikult pidevalt ju kärbitakse nii-öelda politsei isikkoosseisu ja asendatakse see siis masinatega. Aga politsei nende vargustega ei tegele. Ei, muidugi mitte. Vaat siin seda turvalisust enam ei ole. Ei, politsei tegeleb meiega. Ütleme, nende inimestega, kes ei ole süsteemile sõnakuulelikud. Aga vargustega ja peksmistega ja seal politsei huvi kaob. No. Ei ole ressurssi. Ärge kirjutage avaldust, lähed politseisse. Ei, ärge kirjutage avaldust, ei ole vaja avaldust. Me täidame formulari ära, registreerime, et niisugune intsident on tulnud, aga et me registreerime selle nii ära, et menetlust ei järgneks. No aga kas politsei reageeris sellele, kui mulle või Varrole või sulle on tehtud tapmisähvardusi? Absoluutselt mitte. Absoluutselt mitte. Jürgen Ligi puhul vähemalt veebikonstaabel vestles ähvardajaga. Aga Jürgen Ligi on meil väärikas valitsuspoliitik. No Euroopa parim rahandusminister. Aga mingisugused riigivaenulikud opositsiooninärakad nagu meie siin, lihtsalt ei olegi ressurssi, polegi vaja ressurssi. Nii et selles mõttes, et kui keegi kujutab ette, et see nii-öelda lõputu kõike nägeva silmaga riigi ehitamine toob tegelikku turvalisust ka juurde, siis ka see on vale. Ei too. Aga paar päeva tagasi oli uudis, et Eestis on järsult kasvanud kokaiinisurmade hulk. See on ju see sama turvalisus, kullamehed. Miks te oma droonidega siis seda ei jahi neid pagana narkodiilereid ja ei võta rajalt maha neid liine, mis toovad Eestisse narkootikumi. Mina ütlen teile, see on ka seotud selle sama Ukrainaga. Ukraina mass, kes siia tuleb, vahendab seda kuritegevust. Ukraina on suur turg. Sinna tulevad narkootikumid küll Türgist, küll ma ei tea kus kohast veel. Kogu sõjavägi, nii Vene sõjavägi kui Ukraina sõjavägi tarbib narkootikume, sellepärast et kuidagi on vaja selles hullus olukorras ju ennast lohutada ja mingisugust ajutist leevendust saada kogu sellest stressist. Ja sealt kaudu tuleb see Eestisse. Ja nüüd te tahate mulle öelda, et mingisuguses Paide taolises väikeses linnakeses ei oleks võimalik välja selgitada, kes on need 10 narkodiilerit, kes seal koolidesse ja mujale. Kes on nendes 2 klubis või mingisuguses baaris või muus kohas need inimesed, kes seda vahendavad. Aga siin turvalisust ei ole. Siin politseid ei ole. Ei, siis tehakse mingi pakasuha, võetakse paar inimest kinni, sisuliselt lastakse nad kohe lahti. Ja siin ei ole turvalisust. Aga liikluses on vaja turvalisust, ehkki tegelikult need kaamerad, droonid ja kõik muud vahendid ei ole mitte turvalisuse tagamiseks, vaid kodanike poliitilise jälgimise ja kontrollimise vahenditeks. Selle narkoasja kohta ütleme ka, et see saab nii laialt levida ainult ühel põhjusel. Tal on pea kohal katus. Ja see katus on politseis, kaitsepolitseis, prokuratuuris, kus ta iganes on, aga tal on pea kohal katus. Raadiosaade Räägime asjast.
Vahetame teemat. Meie teine teema on siis, ajakirjandus on rääkinud meile siin paar korda või mitu korda rääkinud, et EKRE-l on ideed otsas. Räägib ainult vanu asju, räägib jälle oma elektri hinnast ja räägib oma kütuse hinnast ja räägib immigratsioonist ja vahel jaurame midagi ka, eks ole, homoteemal ja nii edasi. EKRE-l ideed otsas. Meil ei ole ideed otsas, meil on ideed ellu viimata. Aga kellel on ideed otsas, on kõik teised. Ja kust me seda teame? Sellepärast, et kõik teised muudku kopeerivad meie ideid. Viimane näide on siis nüüd Reformierakond, ei ole väga tõenäoline süüdlane, sest et pigem varem oleme me näinud, kuidas Keskerakond ja Isamaa ja vahel isegi sotsid napsavad neid asju, mida meie oleme siis välja mõelnud ja välja käinud ja hakkavad neid nii-öelda enda omadena esitlema ja ma isegi ei ole kuri selle peale, seepärast ma ikkagi ütlen, et sellisel juhul võib tõdeda, et meie ideed vähemalt on võitnud. Meie ideed on võitnud ja Milton Friedman, absoluutne geenius minu meelest nii majanduses kui poliitikas, kunagi ütles sellise kuldsed sõnad, et ärge oodake, et tulevad õiged inimesed, kes hakkavad õiget asja ajama. Looge tingimused, kus ka valed inimesed peavad õiget asja ajama. Vot nüüd me näeme, kui Reformierakond on hakanud EKRE ideid ennem valimisi nii-öelda tuututama, siis on valed inimesed on olnud sunnitud hakkama õiget asja ajama. Aga idee, mille nad siis on nii-öelda poolikult küll meilt üle võtnud, on see, et iga kodus kasvava lapse pealt peaks saama lapsevanemad, selle lapse kasvatavad vanemad, peaksid saama siis tulumaksusoodustust. Meie ettepanek on 5% sammuga. Täna on meil 24% tulumaks ja peaks siis minema 5% kaupa see tulumaks väiksemaks. Kui sul on 2 last, siis ta on juba 14%, 3 last 9% ja 5 last, siis sa ei maksakski tulumaksu. Ja sellise lahenduse puhul enamik Eesti peresid saaksid tulumaksusoodustuse küll. Kellel on 1 laps, kellel 2, kellel 3 saaksid suhteliselt suure tulumaksusoodustuse. Eestis keskmine on seal alla 2 lapse natukene on see perekonnad. Nii et arvestatav tulumaksusoodustus. Ja loogika on väga lihtne, et ega see ei tähenda, et laste toetused ära kaoksid. Laste toetusi on ka vaja. Me oleme absoluutses iibekriisis. Meil on vaja igal juhul laste toetusi ka. Ega see ei tähenda, et automaks tuleks ära kaotada, mis on väga valusalt löönud lastega peresid, vaid see on veel lisatoetus nendele peredele, kes iseendaga toime tulevad, kes ise käivad tööl, teenivad palka, kasvatavad oma lapsi, et nendel oleks koorem väikesem. Ja need inimesed, kes ütlevad, ei ma olen siin valinud karjääri ja ma tahan ikkagi eneseteostust teha ja mul ei ole praegu aega lastega, et nemad maksavad siis seda nii-öelda standardmaksu tasemega tulumaksu, aga need, kellel on ka lapsed, kes tegelikult seda ühiskonda edasi kannavad, kes selle lisatöö teevad, nendel on maksusoodus soodsam. Reformierakond kopeeris sealt, neil oli mingisugune jabur komakohaga 3,7% või midagi taolist ja ainult emadele. Et ma ei tea, miks nad nagu selle tegid, mis tähendab seda, et seda nii-öelda tegelikku efekti tal ei ole, see on lihtsalt jutupunkt. See on jälle siuke bling-bling, et me ka midagi teeme. Ja tuletaks meelde jälle uuesti, et nemad võtsid ära lastega peredelt tulumaksusoodustuse laste pealt. See oli Reformierakonna poliitiline otsus Kaja Kallase ajal. Nemad võtsid ära lastega kodus olevatelt emadelt siis selle tervisekindlustuse. Nemad võtsid ära laste huvialaringidelt raha. Nemad võtsid ära maapiirkondades lastega peredelt kodulähedase kooli. Nemad on ära võtnud lastelt võimaluse oma pereautoga kooli saada tänu sellele automaksule ja kõrgele kütusehinnale. Et nad on kõige laste ja naiste ja perevaenulikum partei terves Eestis. Ja nüüd nad siis arvavad, et ennem Riigikogu valimisi hakkavad tegema siin nägu, et me ikka hoolitseme lastest ja ma ei tea, kui keegi on nii loll, et ta selle õnge läheb, siis sellel inimesel peabki halb olema Reformierakondliku valitsuse all jätkates. Inimeste lollust ei saa kunagi alahinnata. Aga muidugi ma irooniliselt ütlen, et sotsid, kes nüüd opositsiooni kukkununa võitlevad jälle võrdsete õiguste eest ja võitlevad kõikide nende asjade vastu, mida nad ise tegid Reformierakonna koos valitsus. Näiteks toiduaine käibemaksu kõrgeks hoidmist. Automaks oli nende tehtud, toiduaine käibemaks on nende tehtud, see kõik on nende tehtud, aga nüüd nad järsku enam ei taha seda veel.
et noh, muidugi iibest rääkimine, see on nii valus teema. Meil oli eelmisel nädalal Riigikogus ju selle teemaline konverents, mis küll teadvustas probleemi, aga nagu ma rääkisin ka oma tütre ja sinu õe Maarjaga, kes oli sellel konverentsil üks ettekandjatest, et nüüd oleks vaja tegusid. Aga tegusid ma ei näe. Et see on nüüd jälle selline tüüpiline isamaalaste, kes olid ju seal kõik need põhiosa ettekandjatest ja tegijatest, tuututamine. Aga mitte midagi tegelikult ei juhtu. Tuututame, räägime, et me oleme mures. Me oleme just nagu siis nüüd positsioneerinud ennast sellesse seisu, et me just nagu hakkame midagi lahendama. Aga mitte midagi ei lahenda. Tegelikult mitte midagi ei lahenda. Mitu last selle konverentsi tagajärjel rohkem sünnib? Null last. Ma selle konverentsi kriitikaks ütleks, ma ei olnud seal terve aeg kohal, aga mõningaid ettekandeid ma sain vaadata ja kuulata, et minu meelest see põhiprobleem on seal see, et nad kirjeldavad probleemi. Hää küll, aga me teame, et meil on absoluutne katastroof. Me teame ka seda, et teistes valgetes riikides on sündivus katastrofaalne. Me teame seda, et mingisugune 100 aastat järjest on see liikunud. Me kõik teame seda. Aga mida siis teha on? Mind absoluutselt ei huvita see, et kuskil 70-ndatel viidi juba Hollandis läbi uuring, mis tõdes seda, et siin me oleme. Absoluutselt ei huvita. Ma tahti, mis me teeme, et sellest august välja saada? Mis me teeme? Mingid maksusoodustusi, noortele peredele oma kodu hankimise toetus. Mis need lahendused on? Kuidas? Ja mina ikkagi ütlen, et kõige olulisemad on kultuurilised hoiakud. Ja seal jäi küll kõlama selline seisukoht, et midagi teha ei ole, me oleme selline emantsipeerunud, postmodernistlik lääne, postkristlik, postmodernistlik lääne ühiskond, kus inimesed ongi otsustanud, et nad lapsi ei taha. Vahendust, see on ühiskond, mis 100 aasta pärast on lakanud olemast. Ja mitte, see ei juhtu niimoodi, et minu elu ajal, tead, mind ei huvita, ma elan ära veel. Ei ela. Ühiskond, kus järgmisel põlvkonnal on täpselt poole vähem lapsi, kui oli eelmisel põlvkonnal, ei ole võimeline hoidmas käimas meditsiinisüsteemi, ei ole võimeline pidama neid samasid hoolekodusid, ei ole võimeline hooldama teid, ei ole võimeline pidama poode, ei ole võimeline hoidma turvalisust. Mitte midagi ei ole võimeline. See on see, mida me näeme ju täna Eestis, faktikontroll kontrollis, et mul ei olnud jälle õigus, et esimese 1,5 kuuga Eestis suri oma kodus külma kätte 13 inimest. Delfi faktikontroll ütles, et me ei tea, kas nad surid sellepärast, et neil ei olnud raha, et küttearvet maksta. Me teame, et nad külmusid surnuks, aga võib-olla nad lihtsalt otsustasid, et nüüd nii on. Faktikontrollarid on ikka selles mõttes terve mõistuse üle irvitav nähtus. Aga see on nagu ilming sellest, kuhu jõuab ühiskond varsti olulisemalt suuremas mahus, kui me oma iibekriisi ei lahenda. Keegi ei lähe seal kodus surnuks külmuvale vanainimesele appi, ei aita tal kütta, ei aita tal süüa saada, ei aita ta tervisemurega. Me käisime seal samas Saaremaal, kus meil oli rahvakohtumine, rääkis üks vanem naisterahvas meile, kuidas tal ka oli vaja sotsiaalosakonnast abi ja öeldi, et ei, et me ei saa tulla appi, meil ei ole võimalik abiks tulla, et vaata, kuidas hakkama saad. Ja see saab ainult suuremaks minna, et ükski neist sotsiaalsetest struktuuridest ja sotsiaalsetest süsteemidest ega ka majandussüsteemidest, mis meil täna on, ei saa edasi kesta. Esimene ohver, mis tuleb, kui meil niimoodi iive jätkub, on demokraatia. Sellel ei ole enam mingisugust toimivust. Aga seda me just rääkisime. Me just rääkisime. Sellepärast tahetaksegi kõiki kontrollida, et totalitaarselt suruda ühiskonda olukorda, kus ta kõige lagunemise tingimustes kas või entroopia korras edasi funktsioneeriks. Entroopia tähendab seda, et kõige madalamal toimimisvõimelisel tasemel asi toimib edasi. Tiksub kuidagi, jah. Aga ma tulen korra hüppan tagasi, ma pean sul ka laskma rääkida järgmises osas asen. Et ma tulen hüppan selle ideede varguse juurde tagasi, et kui kaua me oleme rääkinud odavast elektrist, ma otsisin üles, ma tegin 2011 sõnavõtte odavast elektrist ja võrgutasust ja siis ei olnud veel isegi EKRE-t olemas. Ja alates 2015, 16, 17 me oleme sel teemal ühte ja sama juttu rääkinud. Põlevkivi elekter on odav, seda tuleb hoida, seda ei tule surnuks maksustada. Päike ja tuul ilma subsiidiumiteta, kui tahavad eksisteerigu, aga ei eksisteeri ju, me kõik teame seda. Et me oleme rääkinud seda nii kaua, kui vähegi võimalik on.
kes võtsid vastu Eestis selle seaduse, et 100% meie elektritootmisest peab tulema päikesest ja tuulest. Need olid Keskerakond, Isamaa, Reformierakond, sotsid. Kõik hääletasid selle poolt eelmises Riigikogus. Ja nüüd nad järsku on avastanud, et ei, et me peame ikka põlevkiviga jätkama. Et ja Parts, Juhan Parts, eks ole, kunagine IRL-i juht ja Isamaa IRL-i aegne peaminister, avalikkuses esineb üks ühele EKRE seisukohtadega energeetikas, ainult mida ta sinna juurde ütleb, on see, et ta ei ütle sinna juurde seda, et ise nad tegid seda. Ja teine asi, mida ta sinna juurde ütleb, on see, et ei, me ikka päris neid lahendusi, nagu EKRE välja pakub, ei saa pooldada, eks ole, et me ei keera enam mingeid asju tagasi ja mingeid subsiidiumeid ei saa ära võtta ja aga kus siis tuleb see lahendus, mille me pakume, kui nad tehniliselt ei taha neid asju ära teha, mis on vajalikud selle lahenduse realiseerimiseks? Siin on ikkagi niimoodi, nagu on Gordioni sõlmega. Kui kõik varasemad tegelased, kes Gordioni sõlme püüdsid lahti harutada, hakkasid selle kallal pusima, siis Aleksander Suur tuli ja raius selle sõlme puruks. Ja siin ongi see vahe meie ja teiste vahel. Isamaa, Keskerakond, kõik on selle pusserdunud kokku seal ja nüüd arvavad, et katsume mõne otsakese siit nüüd lahti pusida, et siis on kerge leevendus. Aga sõlm jääb paika, aga natukene pusime seal kallal. Ei pusi kallal, raiume läbi, lõpetame ära igasuguse päikese tuule subsideerimise, see on esimene. Miljardid, 100 miljonid vähemalt, kui mitte miljard ei jää kohe riigieelarvest üle. Lõpetame selle ära. Paneme täisvõimsusel käima põlevkivi elektrijaamad ja võtame maha CO2, võtame maha kõik keskkonnatasud, võtame maha kõik igasugused võrgutasud ja muud asjad, mida nad peavad sinna juurde maksma ja kodanik peab selle kõik kinni maksma omakorda. Ja meil ongi odav elekter. Ei ole üldse midagi. See on Gordioni sõrme lahti raiumine, mitte selle kallal pusimine, nii nagu nemad tahavad teha. Börs ka, börs tuleb. Börs ka muidugi. See ei ole börs. Ma ei lugenud kõike üles. Aga kui sa kuulad neid teisi erakondi, kes nüüd ka avastavad, et oi, elektri hind on kallis, midagi peab ütlema ja siis teevad mingeid häälitsusi ja teevad mingeid liigutusi, mis justkui peaks aitama valijal siis muljet tekitada, et neile läheb ka korda ja nad ka muretsevad ja neil on ka ikkagi plaan. Siis ei, neil ei ole plaani. Parim, mis neil on jupikesed meie plaanist. Ja aga ma tulen tagasi selle juurde, mis ma alguses ütlesin, et komplimendi kõrgeim vorm on plagiaat, et lihtsalt iga inimene peab endalt küsima, kas me usume, et need kopeerijad päriselt plaanivad seda teha ja kas me usume, et need kopeerijad, nii nagu ütleme koolipoiss, kes maha kirjutab matatööd, eks ole, et kas ta ikka õigesti maha kirjutas? Ma ei ole kindel, et nad õigesti maha kirjutavad. Kui nad meie nii-öelda plaani kopeerivad, kas nad kõigele pihta saavad, mis meil seal plaanis on? Nad ei kopeeri tegelikult mitte midagi, see on puhas populism. See on populistlik pooside võtmine, populistlik mingi kondikeste viskamine avalikkusele, et me mõistame teie muret ja meil on just nagu mingid lahendused, ehkki tegelikult nad ei kavatsegi mitte midagi teha. Me oleme seda nii palju kordi näinud ja kuulnud ja inimesed, ärge tehke seda viga, ärge olge idioodid, et te jälle uuesti ja uuesti lähete ja usaldate neid, kes on teid järjekindlalt 35 aastat petnud. 35 aastat on petnud. Ei, aga uus partei tuleb järgmine kord ju. Ei, uus partei nendest, kes on selle petmise kaasosalised olnud ametnikena ja ka poliitikutena, nagu seal Siim Valmar Kiisler, vana Isamaa liitlane, IRL-lane, respubliklane ja neid on seal karjakaupa veel teisigi. Kõik läbi põlenud tegelased. Meenutage Respublikat ja ma ütlen teile, mis juhtub. Juhtub see, et kui Süvarik jälle korraldab ära teatud valimisvõltsingud 2027, siis saavad võimule Keskerakond ja Isamaa. See on ju eesmärk, see on Süvariigi skeem ja kivina hakkab kukkuma nende populaarsus. Kivina hakkab kukkuma nende populaarsus ja mis siis juhtub? Siis hakkab see sama Süvariik uuesti upitama üles Reformierakonda ja hakkab see undav
populistlik propaganda, kuidas Reformierakond on ikka tõestanud, et ta saab riigi juhtimisega hakkama ja neil on kompetentsus ja neil on pikk pink ja nad on vigadest ju nüüd ja nad on vigadest õppinud täpselt. Et see on see, mida süvariik teiega tahab teha. Järjekordselt teid lolliks teha. Ärge laske ennast lolliks teha. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet. Saate nimi on Räägime asjast. Mart Helme ja mina Martin Helme oleme stuudios ja nüüd lähme maailma asjade kallale. Meie püüame Iraani sõda vaadata mitte kui sellist emotsionaalset eneserahuldamise kohta või sellise enese poseerimise kohta, et mina olen hea ja õilis ja mina olen õigel poolel. See ei ole tark tegu, ütleme siis, kui sa hindad julgeolekupoliitikat ja geopoliitikat. Ja meil ei ole ilmselt mingisugust saladust, et meie näeme seda asja niimoodi, et Iraan on halb pool ja ameeriklased ja Iisrael on see parem pool. Aga ma ütleksin võib-olla sissejuhatuseks isegi nii palju, et sarnaselt Ukrainaga, sul ei pruugi ja ei pea meeldima ukrainlased selle jaoks, et toetada neid. Sest nad on meie poolel. Meil on ühine sama vastane või vaenlane ja sama on Lähis-Idas praegu, et teil ei pruugi juudid meeldida, aga nad on meie poolel ja meil on sama vastane ja see vastane on äärmuslik islam ja Iraan on ikkagi riik, mis on eksportinud terrorismi kõikidele kontinentidele, Lõuna-Ameerika, Põhja-Ameerika, Euroopa, Aasia, Aafrika ja on hoidnud üleval peaaegu 50 aastat sellist permanentset sõjaseisukorda Lähis-Idas. Ja muidugi lõputus koguses inimesi tapnud. Selles mõttes neid laipu ei jõua keegi kokku lugeda. Nii et siin ei ole, ma arvan, neid inimesi, kes on nagu mures iraanlaste või Iraani riigi või režiimi pärast, neid väga palju ei ole. Aga see ka veel ei ole kõik geopoliitika. Geopoliitikas on olukord minu meelest isegi veel lihtsam. Iraan on eelkõige Hiina, aga ka Venemaa peamine liitlane Lähis-Idas. Ja tuleme tagasi selle juurde, et Venemaa on Eesti jaoks kõige suurem eksistentsiaalne julgeolekuoht ja selle Iraani siis nii-öelda tasalülitamise kaudu tegelikult suurendatakse ka meie julgeolekut. Sest Venemaa kaotab liitlase ja see, mida me täna oleme, nüüd on 2 nädalat see sõda käinud, mida me kindlasti seal sõjast näeme, on see, et tõepoolest, kui ameeriklased sõda nagu tõsiselt võtavad, mitte nii nagu Obama ja Bideni ajal või ka Bushi ajal, siis see sõjaline võimsus on muljetavaldav ja hirmuäratav. Ja inimestele, kes siin nüüd on õudselt hala ja kisa tõstnud, kuidas seal mingeid kooli pommitati ja seal mingi 100 palju last surma sai. Ma tuletan teile meelde, et te ju selle jutuga kaitsete seda režiimi, kes 6 aega tagasi tappis ära hinnanguliselt 35 000 tänavatele tulnud inimest. Ja. Te kaitsete seda režiimi. Vaat need 35 000 teile ei lähe korda. Aga see, et õnnetul kombel pomm läks valesti ja lapsed said surma, mul on sügav kaastunne kõigile. Ei, aga üleval on ikkagi väga suur vaidlus selle üle, kelle pomm see üldse oli, sest et vähemalt mingi versiooni kohaselt oli see Iraani enda viltu läinud relv, aga sõjas saab inimesi surma kogu aeg. Aga siis ei tõstnud te keegi kisa. Siis ei olnud keegi süüdi, siis oleks, ma ei tea, jälle Trump on süüdi või? Netanyahu on süüdi või? Et Iraani režiim tappis 35 000 inimest ära. Et natukene võiks ikka mõistusega sisse lülitada enne, kui hakata emotsionaalselt karjuma. Ja maailm on ümberkorraldamise faasis. Jalta konverentsil 1943 kokku lepitud maailmakord on kokku varisenud. Meie asi ei ole nutta. Ei palestiinlaste, ei liibanonlaste, ei iraanlaste ega veel kelledegi 5. 6. pärast. Meie asi on vaadata praegu tundlad kõik püsti kõigi 4 maailmakaare poole, kuidas meie eluga nii riigi kui rahvusena sellest olukorrast välja tuleme. See on meie ülesanne number 1 ja ma ei näe, et see valitsus oleks võimeline selle ülesandega toime tulema. Sest see suur geopoliitiline jagamine on nüüd niisugune,
et jagamisele ei lähe mitte ainult kui seal midagi Lähis-Idas, vaid jagamisele läheb terve maailm. Terve maailm läheb jagamisele. Ja Euroopa on siin mängust juba väljas. Venemaa on praegu olukorras, kus ta kardab, et ka tema võib mängust välja kukkuda. Vaat sellest ei saada meil üldse aru. Venemaa võitleb praegu selle nimel, et ta mängust välja ei kuku. Ameeriklased ja hiinlased tahavad viia selle asja sinna maale, et oleks uuesti bipolaarne maailm. Bipolaarne maailm. Ühel pool Hiina, teisel pool Ameerika Ühendriigid. Siis loomulikult, kui on bipolaarne maailm, tekib nende mõlema ümber satelliitide vöönd. Aga sinna läheb väga palju aega. Ja enne seda tuleb reviirid paika panna niimoodi, et mõlemad tunnustavad, et hästi, siia minu käsi enam ei ulata, see on sinu reviir, sinu satelliidid ja sinu käsi siia ei ulata, see on minu reviir ja minu satelliidid. Ja seda on ju Trump ka väga selgelt öelnud. Ta on ju maha joonistanud. Kogu lääne poolkera on minu oma, kaasa arvatud Kanada ja Gröönimaa. See, et ta ütleb, et ma liidan nad, noh, see on tüüpiline Trumpile omane niisugune kõrgendatud teema püstitus, millega pärast tehakse siis deal, nagu ta armastab öelda. Ja venelased praegu kardavad seda, et Ameerika lööb Iraani puruks, võtab enda kontrolli alla nii Kaukaasia kui Kesk-Aasia nafta, aga Iraan on siin lukk. Ja kui püüti mulle nüüd seal sama selle Äripäeva raadiointervjuuga tekitada mingisugust skandaali, kuidas mina ütlen, et Iraani lagundamine on niisugune ja naasugune ja mina ei ütle midagi. Mina vaatan kaardi peale. Mina vaatan demograafilisi andmeid. Iraani rahvastikust 48,5% on need, kes on pärslased, kes on päris iraanlased. Ja ülejäänud 51,5% on teised rahvad. Ja need teised rahvad elavad kompaktselt piirkondades, mis tõenäoliselt Iraani lagunemise korral muutuvad koridorideks, nafta ja gaasi ja muude transpordikoridorideks Pärsia lahe äärde, mis tähendab seda, et Venemaa mõjusfäärist võetakse ära, pange tähele nüüd, Venemaa mõjusfäärist võetakse ära kogu Kesk-Aasia, Kasahstan oma tohutute naftavarudega, Türkmenistan maailma kõige suuremate gaasivarudega, Usbekistan maailma ühtede suuremate kullavarudega, Kaukaasiast Aserbaidžaan maailma suurte nafta- ja gaasivarudega. Need kõik hakkavad jooksma lõuna poole, mööda Venemaast. Mitte enam läbi Musta mere, kus Venemaal on ka ikkagi väga niisugune, tugev positsioon. Saage aru, see on geopoliitika ja siin ei ole mitte midagi pistmist emotsioonidega. See lihtsalt on nii. Vaadake kaardi peale, vaadake demograafilisi numbreid. No meil keskendutakse ja see on niisugune ebaküpsuse tunnus või et inimesed lasevad endale ette panna mingisuguseid selliseid selle päeva justkui olulisi sündmusi, mis takistavad näha suurt pilti. Siin arusaadavalt, kui nafta hind tõuseb, siis Johan meil kohe jookseb ju posti otsa, mis sellest, et seda naftat, mis tõusis, ma ei tea, mis päeval siin see nafta hind jõudis üle $100, siis samal päeval meil plahvatasid nafta hinnad posti otsas, mis sellest, et kogu see nafta hind, mis siis börsil oli, jõuab 2 kuu pärast alles võib-olla meie tanklasse. See varu ja liikumine on päris pika vinnaga, et teoreetiliselt võiks 2 kuu pärast siis seda kallist naftat hakata siin kalli hinnaga müüma, aga jaamad tõstsid samal päeval hinda. Et see mõjutab inimesi, ma saan sellest aru, et nafta hinda jälgime, nafta hinna tagajärg on otsene meie isiklikule rahakotile. Aga mida ei nähta, on see, mis siis nagu plaan on. Ja väga suur kriitika on, et Trumpil pole plaan. Absoluutselt ma arvan, et inimesed, kes sellist juttu ajavad, kas ei saa aru või on valelikud. Minu meelest on ammu aru saadud või ammu selge. Alates 2015-16 aastast Trumpil on alati plaan. Absoluutselt alati plaan. See, kui ta läks Venezuelasse, see oli üks osa Iraani plaanist. Aga Iraan on üks osa veel mingist muust suuremast plaanist. Ja Iraani plaan on seotud eelkõige Hiinaga. Ja kui keegi on jälginud, siis Iraanis,
sa ütled, et noh, kui Iraanis võidetakse, noh, minu meelest on ameeriklased Iraanis sisuliselt võitnud juba. Nad on sõjaliselt purustanud ja jätkavad seda purustamist, et nad on lõhkunud ära, nad läksid kiht-kihi kaupa ja see kiht-kihi kaupa jälle, noh, inimesed ei jälgi seda või ei saa aru või noh, ka ega neile seda infot otse kätte ei tooda, et kõige esimeses järjekorras hävitati ära poliitiline ja kõrgem sõjaline juhtimine ja õhutõrje. Seejärel asuti süstemaatiliselt hävitama ära rakette, noh siis on, mis on niisugused noh, suuremad ja võimsamad pikema maaga keskmaa rakette ja need on tänaseks hävitatud. Siis asuti hävitama tootmisvõimsusi ja droonivõimsusi. Ja sellega praegu liigutakse ja nüüd on jõutud sellesse faasi, et hävitatakse ära keskastme juhtimisi ja siis keskastme ladusid. Ja hävitatakse samal ajal ära ka ütleme siis seda võimekust uuesti käivitada, noh, tehaseid ja asju. Ehk siis täiesti süstemaatiliselt lammutatakse ära. No ja kui poliitilisest eesmärgist Iraanis rääkida, siis kõige parem tulemus oleks loomulikult see, kui seal vahetuks valitsus ja tuleks asemele mingi mõõdukam valitsus. Noh, siin räägitakse, see võib juhtuda, aga ei pruugi juhtuda. Ja see paar kuud tagasi toimunud rahva ülestõus, mille käigus see 35-40 000 inimest maha tapeti, mille peale siis ei nutnud keegi. Ükski vasakpoolne, ükski rahvusvahelise õiguse trummitagu ja mitte kedagi ei huvitanud. Et noh, see, et tookord need inimesed ära tapeti, muidugi teeb praegu režiimi vahetuse raskemaks, sest et noh, see kõige ärksam ja kõige jõulisem avangard on sõna otsa mõttes maha tapetud. Aga Iraan on suur riik, 90 miljonit inimest, 30-40 000 inimest tapetuna, noh, protsent on väike, ütleme nii. Aga järgmine plaan, mis neil on, kui see ei õnnestu, siis teine tase, millega nad võivad rahule jääda, on nii-öelda Venezuela stsenaarium. Ehk siis režiim jääb samaks, aga režiimi võtavad juhtida sellised inimesed, kes on, noh, nagu Trump ütleb, neile sobilikud, kes noh, lepivad kokku ameeriklastega. See on kolmas võimalus või teine võimalus. Kolmas võimalus on see, mida ameeriklased nimetavad muruniiduki taktikaks. Ehk suvel 25 käisid nad ja pommitasid tuuma siis tehased ja institutsioonid ja installatsioonid puruks ja lootsid, et nüüd on rahu majas, rohkem ei pea tegelema. No, mullad hakkasid uuesti oma tuumavõimsust arendama. No, nüüd siis tuldi suurema muruniidukiga. Noh, kui režiim ei vahetu, kui mõistliku, noh, nii-öelda leebemad inimesed võimule ei saa, siis 3 aasta pärast, 5 aasta pärast tehakse uuesti, sõidetakse muruniidukiga riigist üle. Et noh, see on ilmselt nagu kõige halvem lahendus. Ja noh, võib seal võivad olla mingisugused muud suunad sinna juurde, et noh, seesama riigi tükkideks jagunemine, aga see ei kaota ära küsimust, mis siis nende pärslaste endaga saab. Aga mis nüüd on nagu selle kõige, ja need on need plaanid, millest meil nagu aru ei saada või räägita, aga mis on nagu oluline, miks Iraan ikkagi, see kõik on kontekstis Ameerika ja Hiina vastasseis. Ja Iraan oli Hiinale oluline. 80% sellest Hormuzi lahe naftast, mis ei ole kõik Iraani nafta, sealt tuleb Kuveidi nafta, Iraagi nafta, sealt tuleb Katari siis LNG veeldatud gaas. 80% sellest läks Aasiasse. Lõuna-Korea, Jaapan, Hiina, India. Ja sellest omakorda 60% Hiinale. Ehk siis hiinlaste siis nii-öelda energiatoru keerati kinni seal. Ja hiinlased on maru vihased iraanlaste peale, sest et noh, iraanlased ründavad kõiki teisi laevu seal ka. Ja ka ei Iraagi ega Kuveidi ega Katari energia ei jõua praegu Hiinani, sest Iraan on otsustanud selle nii-öelda kraani kinni keerata. Ameeriklased keeravad selle kraani varsti lahti, noh, nad hävitavad ära need miinid ja miiniveeskamised ja droonid seal, see võtab aega, see on nagu ütleme selles mõttes raskemini saavutatav kui nende suurte rakettide hävitamine. Kas ta võtab paar nädalat kauem, ma ei oska vastata. Nafta hind tuleb alla ja pärast seda tuleb nafta hind veel rohkem alla. Ja no siin ongi see moment, et noh, meil kirjutatakse selles kohas, selle sõja kõige suurem võitja on Putin. Ei ole. See on ajutine. See on hetke moment, jah, et Venemaa praegu teenib kõrge nafta hinna pealt $150 miljonit vist oli päevas. No, ausalt... See vajab konteksti. Palju ta siis ennem teenis, palju ta keskmiselt teenib, palju ta eelmisel aastal teenis. Noh, see vajab konteksti, et noh, me võime öelda ka, gaziljon biljon.
noh, et vajame konteksti, mis see tähendab tegelikult, kui palju see suurem või vähem on. Noh, meile muidu kirjutati iga päev, et Venemaa eelarve on lõhki kohe. No. Ja no Venemaa on 4 aastat järjest juba kokkumas ja Putin on vist juba 4 aastat surnud, kui me lugeda meie saksasid ja igasuguseid muid tegelasi. Saks, kes on meil kõva parempoolne ka ju, toob uue hingamise Eesti poliitikasse, aga millegipärast Ukrainasse puutuvalt on meile kogu aeg kärbseid pähe ajanud. Ja ajavad kärbseid pähe muidugi ka selle sama Iraaniga seoses. Iraani langemine on asi, mis on meile ülimalt kasulik ja vajalik. See nõrgestab Venemaad, see lõhub ära Venemaa mõjusfääri Kesk-Aasias, Kaukaasias. See paratamatult paneb Venemaa olukorda, kus Venemaa on sunnitud ümber hindama oma senised suhted ka oma Aasia partneritega, Hiinaga ja Indiaga eelkõige. Et see on meile vajalik ja kasulik. Aga selleks on vaja natukene analüüsida, mitte emotsionaalselt püsti karata ja karjuda, nagu keegi mulle juba siin ka jõudis kirjutada, kuidas ma olen teis pettunud, aitab sellest Trumpi ees pugemisest. Mina ei poe Trumpi ees. Ma ei usu, et Trump minu olemasolust isegi midagi teab. Mul ei ole mingit põhjust Trumpi ees pugeda. Küll on mul aga põhjust kainelt ja ratsionaalselt hinnata arenguid ja teha järeldusi, mis on meile kasulik ja mis on meile kahjulik. Meile on kahjulik, kui Ameerika praegu, nii nagu meile ennustatakse, ja siin igasugused Ameerika vastased räägivad, kus Ameerika on juba selle sõja Iraani vastu kaotanud, lõpetage ära. Tegelikult on vastupidi ju. Et see oleks meile tõesti väga kahjulik. See oleks tõesti meile väga kahjulik. Aga ta ei kaota seda sõda. Ta hävitab Iraani sellisel kujul, nagu see praegu on. Ja selle tulemuseks on täiesti uued energiakanalid, uued energiaallikad rahvusvahelistel turgudel ja energiahindade langemine. Sest et see on ju see eesmärk, mis on ka Trumpil. Energiahinnad globaalselt viia nii madalale kui võimalik, et stimuleerida kogu maailma majandust, mille üks juhtivaid jõude on Ameerika Ühendriigid, kes loomulikult võtavad sealt kõige suurema jackpoti. No see sõda on kindlasti kõrge riskiga Trumpi jaoks ja see sõda ei ole populaarne Ameerikas väga. Aga nagu me kõik teame, keskmise valija tähelepanu võime ja nii-öelda mälu on väga lühikene, novembrikuus on valimised. Kui sõda lõpeb kevadel ära, kui nüüd sealt nii-öelda see energiahindade Venezuelaga koos ja selle Iraani sõja tulemusel tegelikult nafta hind läheb alla ja selle tagajärjeks muide on Lähis-Idas rahu. Sest et need Araabia riigid, kes sinnamaani veel ei ole teinud Iisraeliga rahu, sest nad kartsid sõna otseses mõttes Iraani, enam ei karda Iraani. Iisrael likvideerib praegu väga süstemaatiliselt Hezbollahit Liibanonis ja Hamas on põhimõtteliselt ära rullitud juba. Kui neil kaob ära rahastaja ja juhtimine, küll nende hutidega tehakse ka ära, terrorismi selline eksportimine lõpeb ära. Nii Lähis-Idas kui Euroopas. Islami terrorismi eksportimine või olulisel määral väheneb. Seda meil ka jälle aru ei saada ja sellest liiga vähe räägitakse ja see ongi kõik liiga keeruline või mitmekihiline, et nii Venezuelas kui Iraanis tegelikult Trump ei sõdi mitte ainult välisvaenlastega, vaid ka ta sõdib süvariigiga. Ehk need nii-öelda Ameerika süvariigi erinevad opereerimised, mis seal on, rahapesemised, erinevad mustad operatsioonid, et need lakkavad või need võetakse vähemalt poliitilise kontrolli alla, kui ta teeb selle edukalt ära. Ja riskid on kõrged, kui see asi untsu läheb, siis ta kaotab kindlasti sügisesed vahevalimised, kaotab kongressis ja võib-olla isegi senatis enamuse ja siis tema järgmised 2 aastat valitsemisaega on äärmiselt piiratud selles mõttes, et kongress kogu aeg blokeerib teda ja proovib teda ametist tagandada. Aga kui ta võidab selle sõja, siis sellel sõjal on sama efekt, nagu oli Falklandi sõjal Margaret Thatcheril. Margaret Thatcher oli 2-3 aastat võimul olnud, oli oma majandusreformide tõttu küllaltki ebapopulaarne. Siis tuli Falklandi sõda, mida keegi ei tahtnud, et ta hakkaks pidama, sest et nad ütlesid, et me ei saa seda võita. Aga ta võitis selle ja läks valimistel ja võitis puraki kõige suurema enamuse üldse. Trump ei kaota seda sõda, see on täiesti selge, aga paneme ikkagi ennast jälle sellesse konteksti. Meie seisukohast tähendab see mida? See tähendab seda, et see taltsutab Venemaad. Ja. See taltsutab Venemaad. Venelastele antakse selge signaal. Me ei kõhkle.
kui sa hakkad veel siin seiklema naaberriikides, olgu Soomes või Poolas või Balti riikides, siis me karistame sind. Ja venelased ei hakka seiklema. Nii et paneme ikka ennast ka sellesse laiemasse konteksti. Seda sõda peetakse ka selle nimel, et meie ei peaks sõtta sattuma. See on üks väike sõda, mis peetakse selle nimel, et suurt sõda ei tuleks. Vot nii, aeg sai otsa. Täname kõiki kuulamast, vaatamast. Olge meiega jälle nädala pärast. Kena kevade jätku. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee